No jau, eelmises osas siis saime vormi valmis. Ma siin vahepeal tegin mõned parandustööd. Siin enne oli siuke auk sees, nüüd praegu on siuke kergem sileauk pigem ja kuskil siin kohas oli ka, nii et selle ma remontsin ära. Ja eile panin selle Chemical Release Agenti siia peale, nii et täna saab hakata siis materjali siia peale panema juba. Esimesena teibime siis need flantsi ääred ära kile jaoks ja siis peale seda hakkame materjali peale lõikama.
sain siis esimesed 2 seda karbonikihti siia külge. Siuke suht huvitav nikerdamine. Ilmselt see on üks lihtsamaid detaile tegelikult, mida teha. Tulevikus ma arvan tulevad palju keerukamad asjad, aga selle peal ongi hea harjutada. Ma loodan, et ma need ääred ja nurgad sain ilusti vastu vormi. Et mingi osa tõmbab veel see vaakumkott ka nagu, aga kui ei tõmmanud, siis tekib lihtsalt siuke asi nagu bridging kutsutakse seda, ehk siis just kui võtad vormist välja, siis jääb see vaik nii-öelda sinna nurkadesse, jääb paksema kihina ja et see riie on siis just kui nagu allpool. Loodame, et seda ei juhtu, aga kui esimesel sellel nagu valesti läheb, siis ma ei tea, pole väga hullu ka, ma arvan. Next step on siis peel ply. See on siuke riie, mis läheb siis otse karboni peale ja see teeb siis selle, et kui vormist see tükk välja võtta, siis see on nagu viimane kiht, mis see karboni pealt ära tõmbad, siis ta jääb siuke ilus siukene matt nagu ja hea pind, mille peale otse näiteks liim panna ja see katus sinna kere külge liimida. Siis peale seda peel ply'd läheb infusion mesh. See on siis siuke võrk, mis laseb sellel vaigul voolata vormi sisse. Peale seda läheb siis kile peale ja siis tõmbame selle vaakumisse ja hakkame seda vaiku sisse tõmbama. Perfect.
see põhileiup on siis tehtud, see Beelply sai veel peale Infusion Mesh ja siis resin inletid ja vacuum inletid. Panin veel lisaks siia juurde ikkagi pikemalt natuke selle poole, kus see vaik sisse tuleb, et siis lühendada seda teed nagu vaakumi poole peale. See põhimõte on siis see, et siit sellest kohast tuleb vaik sisse, jookseb siit niimoodi ja põhimõtteliselt hakkab siit niimoodi voolama. Siis siin lõppeb vahepeal see spiraal ära, siis läbi selle meshi ta voolab edasi. Siis siinpool on vaakum, siia poole ta võiks isegi veel nagu kaugemal olla tegelikult, et selle asja nimi on siin resin break. See põhimõte on see, et nagu nurkadesse oleks aega, siis ühesõnaga nagu, et ainult selle Beelply peal see vaik nagu voolab aeglasemalt, kõige kiiremini voolab ta läbi selle spiraali ja siis läbi selle meshi. Et oleks põhimõtteliselt aega nendel nurkadel ka ära joosta nagu vaigul. Ühesõnaga, ma ilmselt teen mingi timelapsi sellest tõmbamisest ka, siis peaks nagu lihtsamini aru saada olema, kui see üldse töötab niimoodi. Et esimest korda teen niisugust suuremat layupi, aga ma usun, et töötab, sest et see sirgepaneel, mis ma ühel olen teinud, oli isegi veel suurem. Ja nüüd siis hakkab kõige hullem osa, ma arvan, ehk siis selle vaakumkoti peale panek. Ma pole varem seda nendega nagu teinud, sest ma ei teagi, mis selle eesti keeles see nimi on, inglise keeles on pleats. Ehk see kott peab olema nagu suurem kui see tükk ise, ehk siis saad vaakumi all nagu nende nurkade taha selle vaakumkotti lükata, et ta ei venitaks seda kotti välja nagu just kile. Nii et ma lõikan selle kile välja ja siis vaatame, kuidas sellega läheb. No nii midagi sellist see tuli. Algus läks suht enam-vähem. Siin, kui selle esimese ääre tehtud sain, siis suht joppas, et sellest välja tuli. Tegelikult oleks pidanud alustama nagu natuke seda nurka tõmbama sinnapoole. Ja siis see viimane koht, see läks täitsa lappe, sest et see kile nagu veits keerab ennast, kui seda sätid siin, ja siis see otsa, see ei läinud üldse kokku, ma ei tea, ma lihtsalt mökeldasin siia seda niisugust nätsuteipi kokku ja proovin korralikult läbi pressida selle ja äkki see isegi toimib. Käin kõik need nurgakohad või need liitekohad, kus need pliidid on, siis nagu käin need üle kõik ja siis tõmban vaakumisse ja vaatame, kas see peab ka. Nii väike probleem on sellega. Tõmbasin vaakumisse, ilmselt võib-olla jääks ka vaakumisse, aga probleem on selles, et see Infusion Mesh, mis ma siia panin, ta on ühes tükis üle selle terava ääre ja see vaakum ei tõmba teda piisavalt sinna nurka vastu. Siit niimoodi sinna. Ehk siis sinna jääb siuke suur vahe sisse, mis tõmbab kõvasti nagu vaiku täis. Et see ei ole hea. Ehk siis ma pigem võtan selle uuesti lahti ja lõikan selle ühe kihi täpselt niimoodi selle katuse välispinnaga ja siis ääred panen uuesti selle
ülekattega nii-öelda, et ta saaks sinna vastu seda nurka ennast suruda. Et ma olen suht kindel, et see infusion nagu failiks, nii et ma pigem teen selle asja uuesti, et ei raiskaks nagu kogu seda tööd ära, pigem läheb natuke kauem aega kui see, et me saaks, me ei saagi siit katust. Nii et jah, ehk siis see sama asi, mis te just nägite, siis kileosa just, selle teen kõik uuesti ja skipime sinna, kus see on tehtud. No nii, tegin siin üleeile selle meshi panin uuesti ja eile panin selle vaakumkoti uuesti 2 korda isegi. Et jooksis jälle valesti natuke, veits kõveralt ja lekkis. Siis mõtlesin, et teen parem uuesti korralikult. Vist sain selle nipile pihta ka, kuidas see kott sirgelt jooksma peaks nende pliitidega. Et saab järgmise infusioni aeg vaadata, kas saab selle koti uuesti paika ilusti. Praegu tundub, et see on nagu lekkevaba. Siin teen seda vaakumtesti nii-öelda. Seal mingi hästi väike sööke kõikumine on, aga selle infusioni jaoks peaks olema okei. Nii et nüüd tuleb siis vaik valmis teha ja saab selle vaigu siia sisse tõmmata. Mul saab kaameral see mälu täis kohe, vaatan, kas ma sellest timelapsi teen või teen lihtsalt mingid klipid. Nii et davai. No nii, tundub, et sai hea. Ja ma arvan, et ühtegi lekke kohta ei ole ka. Vähemalt mitte keskel kuskil mingit auku. Sest et tavaliselt kui on leke, siis
siis on kohe näha sealt, hakkab neid õhumulle nagu sisse ajama, aga see tundub, et on päris hea hetkeseisuga vähemalt. Seda näeme homme, kas see päriselt käe tuli. Aga üldiselt ma ei näe põhjust, et miks ei peaks välja tulema. Kui siis ainuke asi on see, et kas see fiiber ise sai siia äärtesse piisavalt hästi nagu vastu vormi. Et võib-olla jääb siuke nagu see bridging sinna. Aga vähemalt tükk peaks olema nagu olemas kosmeetiliste vigadega kas või, aga üldiselt ma arvan, läks väga hästi. See läks nagu päris kiirelt ka, ma ise arvasin, et see võtab natuke rohkem aega, mida läks mingi, pean videost vaatama, ma arvan mingi 20-25 mintsi. Järgmine kord ilmselt võib-olla jätaks natukene selle resin, selle feedline'i spiraali nii-öelda lühemaks. Kuigi midagi nagu väga hullu ei juhtunud, siis ma algus kartsin, et võib-olla see jõuab liiga kiiresti sinna vaakumi spiraali ja siis hakkab nagu catchpot'i tõmbama, siin on selline catchpot. Et vähemalt ise pea seda puhastama enam. Et see vaakum jäi puhtaks. Et selle infusioni poole pealt on kõik. Ma arvan, et homme 24 tundi peaks ta kivistuma ja ma arvan, homme saame vormist välja võtta ja saame äkki ära ka trimmida selle. Nii et näeme homme. Möödas on juba 2 päeva tegelikult. Eile ei saanud see vaik ei kivistunud ära ikkagi. Pole ikkagi piisavalt soe veel, 18 kraadi on selline miinimum, ta oli 17-18 siin sees. Aga nüüd on ta mingi 48 tundi siin olnud ja see vaik enam-vähem nagu tegelikult peaks see terve see ära murduma, aga ta juba on päris siuke, et saab kindlasti vormist välja võtta ja ära trimmida ja ta ilmselt 72 tundi on see aeg, kus ta lõpuni ära kivistub. Nii et tõmbame kile ja asjad maha ja tõmbame selle katuse vormist välja.
No nii, isegi siuke half decent tuli, siit on veits katki läinud. Tähendab seda, et siia ei saanud normaalselt seda fiibrit vastu. Ja siin kuskil, siin on mingid pinhole'id ja asjad sees. Ja siis kuskil on siukene veits on äär, nagu ongi see bridging ka. Väga hullult midagi näha ei ole. Üldiselt ma arvan esimese korra kohta suht normaalne. Üks asi, mis ma märkasin, oli see, et selle feed line'i poolt ilmselt, ma ei tea, kas ma panin selle klambri liiga kõvasti kinni või midagi, aga seal oli siuke asi, et ühesõnaga järgmine päev, kui see kuivas ja kivistus siin, siis ma nägin, et selle vooliku sees olid nagu õhumullid tulnud peale seda klämpi siis tüki poole. Enne seda nagu õhumulli ei olnud, et ma ei tea, millest see on, et kas see voolik sai mingi pisikese augu või midagi, või siis on see, et ilmselt peaks enne keerama vaakumvooliku kinni, natuke lasta tal seista, tõmbab veel nagu vaiku sisse nii palju, kui seal vaakumit ennast on ja siis hiljem alles panna see feedline kinni. Ühesõnaga, ma ei tea, ise enam-vähem jäin rahule, vormi peab üle vaatama ja ilmselt ikkagi võiks poleerida ka seda vormi, et tuleks ilmselt natuke paremini lahti ka selle vormi, sest see katus vist ise natukene, ma ei tea, ei tundu, et tal oleks üks negatiivne äär, aga tundus, et ta jäi nagu kinni sinna kuidagi. Seda ma ei tea, see metallkatus tuli nagu suht ilusti välja isegi. Ja ma arvan, ma trimmin ära selle katuse ja vaatame üle, mis saab sellest, kas tegeleb nende katkiste kohtadega või jätab nii. Selles mõttes nad on suht, õnneks on selle koha peal, kuhu kas tuleb, ma ei tea, mingi liist peale või siia vist tuleb klaas peale, nii et mõistlik võib-olla oleks üle lakkida, sest et see vaik ei ole 100% uue kindel ka, nii et see võib selliseks pruuniks minna. Sain trimmitud selle, mingid need äärekohad isegi veits kadusid ära, kus katki olid, aga mingid jäävad ikka. Midagi teha ei ole, ma ei tea, mõtet ei näe seda väga vaiguga parandada, kui see nagunii on siuke koht, mis läheb sinna klaasi alla. Ma arvan, üldpilt on suht normaalne, kui see üle lakkida, siis ma ei tea, võib-olla saab äkki need väiksed pinhole'id isegi seda lakki täis, nii et siis võiks ta isegi päris ilus välja näha. Riie iseenesest sai enam-vähem suht sirgelt. Ühtegi seda üksikut karva kuskil ei ole, et sellega läks ka hästi. Ma ei tea, ise esimese korra kohta siuke vormi sisse tegemises ma olen suht rahul, et ma arvan, järgmist saab kindlasti parema. Tean, mida muuta, natuke vormi need kohad tuleb üle vaadata, mingid nurgad ja asjad. Ja siis poleeriks selle vormi vist ilmselt ikkagi ära ka. Nii et selleks korraks siis kõik. Ma ei tea, vaatan, kui mingid järgmised projektid tulevad, midagi ilmselt filmin ka. Ma arvan, enam nagu täismahus siukest nullist tegemist ei tee, pigem näitan nagu mingi lihtsalt, millega ma tegelen ja vahepeal filmin midagi, nii et järgmise korrani, davai!